Tere kõigile Läänemaa loodusfestivali külalistele. Mina olen Romet ja kutsun teid täna endaga siia samasse Rabasaarel asuvasse metsa. Ja nagu eelinfo põhjal ilmselt ka natukene aimdus tekkis, siis ma räägin täna sellisest väga, ma ütleks isiklikust suhtest selle sama ümbritseva maastikuga, kus ma siin praegu olen. Ja räägingi eeskätt sellest, kuidas ma ise vähemalt enda jaoks tõlgendan seda, et kuidas see maastik on aidanud mul viimaste aastatega kasvada paremaks inimeseks. Ja et see minu mõttejada ei oleks üdini selline isiklik heietus, siis ma proovin selle teksti sisse või nende mõtete sisse kuidagi põimida ka sellist endast palju targemate inimeste poolt tehtud sellist teadustööd, ehk siis avada läbi selle natukene sellist laiemat pilti ka, et kuidas inimene üldse loodusega suhestub ja millised on need võimalikud sellised mõjud nii inimesele kui ka loodusele endale. Ja siit võiks tekkida muidugi ka küsimus, et kes ma selline üldse olen, et miks ma sellest räägin ja miks ma arvan, et ma võiks sellest rääkida. Tänase seisuga ma olen eeskätt matkajuht, teen erinevaid matkasid, eeskätt sellistes kohtades, kus matkaradasid ei ole, viin inimesi just sellistesse metsikutesse paikadesse ja üritan sinna juurde siis natukene lahti mõtestada just sedasama inimese ja looduse vahelist suhet. Ja lisaks matkadele siis tegelen ka kirjutamisega ja natukene ka loodusfotograafiaga. Ja viimasel ajal ongi kutsutud sarnaselt sellele üritusele siin ka teistesse kohtadesse esinema. Aga ma arvan, et tulevikus juhtub see, et ma isegi keskendun rohkem sellisele loometööle ja võib-olla, et matkade osa isegi natukene kahandan oma ettevõtmistes. Aga ma pean mainima, et ma ei ole eluaeg olnud selline inimene. Mul on küll lapseeast nagu kaasa antud selline tugev tõmme metsikute maastike poole, aga nagu elus ikka tuleb ette igasuguseid keerdkäike ja ühel hetkel olen ma ka loodusest hoopiski kaugemale sammunud. Ja miskipärast ta nii on, et kui elus satud selliste suurte raskustega silmitsi ja tunned sellist sisemist murdumist, siis enamasti, mitte ainult minu puhul, vaid ka paljude teiste inimeste puhul ma olen täheldanud, et siis kuidagi alateadlikult kisub meid tagasi sellisesse looduslikku keskkonda. Kes tahab minna mere äärde jalutama, kes tahab minna rappa, kes tuleb hoopiski metsa. Et mingisugune selline äratundmine, et me leiame siit sellist leevendust, on meie kuidagi sees olemas, sõltumata sellest, kas me oleme nii-öelda loodusinimesed või oleme me põlised linnaasukad. Et see äratundmine on kuidagi selline ürgne, vähemalt minu arust. Ja kui ma nüüd hakkan siit oma sellise mõttelõngaga kuskilt otsast minema, siis ma julgustan ka sind kui vaatajat esitama mulle küsimusi. Et võib esitada siia samasse Facebooki laivi alla, aga kui küsimused tulevad hiljem, siis võite ka hiljem mulle kirjutada siis kas Facebooki või meili peale saata oma mingisugused mõtted või küsimused. Ja ma hea meelega siis kas vastan neile või aitan kuidagi oma mõtetega kaasa mõelda. Ja kui ma nüüd siit niimoodi spontaanselt oma mõtetega tundmatusse põrutan, siis vaatajale annan ma ka teada, et oma selliste mõtete vahele siis aeg-ajalt tuleb ka pilte metsamaastikust. Täpsemini siis selliseid jooksvaid kaadreid, mis ma olen salvestanud siin viimaste nädalate jooksul. Ja need on siis mõeldud selliseks visuaalseks täiteks minu etteaste juurde. Et ei peaks vaatama lihtsalt ühte sellist molutavat matkajuhti siin, vaid vahepeal saaks ka ikkagi teemakohaseid kaadreid metsast endast näha. Ja ma hakkasin mõtlema, et küllap oleks üsna paslik alustada siin sellise suure ja eksistentsiaalse küsimusega, et milleks mulle üldse mets, et miks ma siia tulen ja mida ma siit otsin.
ja mida ma arvan, et ma olen siit enda jaoks leidnud. Ja kui ma korraks lähen minevikku tagasi, siis ma mäletan, et lapsena ma olin väga vaimustunud just lindudest, et ornitoloogia pakkus mulle suurt huvi. Ja ma arvan, et nemad olid see peamine põhjus, miks ma metsa tulin. Mul oli vaja otsida linnupesi, oli vaja teada, kes kuskil elab ja loomulikult ma pidin kõiki neid liike otse kohe teada saama. Aga hiljem ma tundsin, et just läbi selliste isiklike läbielamiste hilisemas eas ja sellise teatava nagu tagasi tulemise looduse juurde, et ma olin vahepeal kuidagi eemal, siis ma avastasin selle looduse enda jaoks uuesti ja küllap sellised eluraskused ja selline kergelt sisemine murdumine, mis minu sees oli toimunud, et see leidis just selles metsas viibimisest ja eemal olemisest nagu suurt leevendust ja paratamatult sellistel hetkedel sa hakkad kuidagi nägema kaugemale nendest puudest ja sa hakkad nägema selliseid väärtusi, mida sa ise tunnetad, aga sul on väga raske neid seletada kellelegi teisele. Ja ma tunnengi, et nüüd pärast selliseid perioode elus on see metsa selline tähendus minu jaoks muutunud palju selliseks sügavamaks ja filosoofilisemaks. Ja teinekord, kui keegi ka küsib mu käest, et mida sa seal teed ja miks sa seal oled, siis tegelikult on väga raske keeleliselt leida selliseid sõnalisi vasteid nendele looduskogemustele, mida ma siin keskkonnas kogenud olen. Aga kui ma ikkagi teen nüüd proovi ja proovin seda siis tõesti kuidagi lihtsas keeles siis kuidagi edasi anda, siis ma arvan, et just seesama vajadus tulla eemale on midagi sellist, mis ei tähenda seda, et ma kuidagi et ma ei salliks inimesi või et ma ei suudaks oma argipäeva elu elada. Pigem ma arvan, et see tekib sellest, et meie maailm on muutunud väga suurel kiirusel millekski, võiks öelda, et füsioloogilises mõttes nagu meie keha jaoks nagu tundmatuks. Et me oleme 99% oma evolutsioonist elanud sellises keskkonnas, kus on just selline müra ja vaikuse suhe ja meie aju ja geneetika on kõik sellega harjunud. Aga nüüd viimase 100 aastaga oleme me siis järsku tulnud või toonud ennast maailma, kus on kuidagi stiimuli mõttes juba see inimesele kui sellisele sensoorsele loomale täiesti nagu uus olukord. Et piltlikult öeldes me oleks nagu evolutsiooni käigus äkitselt kukkunud üle parda kuskile külma vette ja nüüd me siis proovime siin kuidagi nagu hakkama saada. Ja mulle tundub, et selle hakkama saamise juures ongi üks selline võti, et meil on kuidagi antud eelnevatest põlvedest ja kogu selle evolutsiooniga kaasa selline pakett koos 5 põhimeelega. Meil on teatud sellised instinktid, meil on teatud nagu vajadus ennast kuidagi ka välja elada ja paratamatult see maailm, mis me endale loonud oleme, meenutab natuke nagu sellist nähtamatut puuri. Ja kui inimesed kolivad linna elama ja jäävad loodusest väga kaugeks, siis mul tundubki, et nad ei oska enam leida tagasi seda teed selliste lätete juurde. Et mina, kes ma olen olnud piisavalt õnnega koos, et varajasest lapsepõlvest loodusega kuidagi sina peale saanud, siis minu jaoks seesama eemalolek tähendabki seda, et ma tulen oma selliste juurte juurde tagasi. Et see on kuidagi selline osa inimeseks olemisest. Ja ma tunnengi, et tänasel päeval me saame rääkida sellest, et jah, metsa on vaja majandada ja meil on vaja järjest rohkem seda füüsilist ressurssi, et inimkond saaks edasi eksisteerida. Aga selle kõige juures ma tunnen, et
me võtame selle füüsilise ressursi siit välja, siis tegelikult me teeme justkui ka enda kui inimese olemusse ühe sellise suure augu sisse. Et kui ma tulen metsa, siis see eemalolek tähendab minu jaoks seda, et esiteks mingisugused argipäevased pinged, mis minu sisse on kuhjunud, sest ma olen ikkagi ka täiesti tavaline ja normaalne inimene, siis millegipärast siin looduses niimoodi seigeldes just üle sellise väljakutsuva raske maastiku rühkimine, aeg-ajalt koriluse või kalapüügiga tegelemine, siis kõik need on sellised omamoodi nagu ventiilid, millest ma lasen selle üleliigse surve välja. Ja minu arust tänase maailma juures on see nagu niivõrd oluline, et inimesed tõesti leiaks võimaluse oma sellist sisemist maailma kuidagi tasakaalustada. Ja kui me räägime just endast kui eestlastest ja oma kodumaast kui Eestist, siis minu arust me elame selles mõttes nagu kullahunniku otsas. Et meil on esiteks need metsikud maastikud, mida meil täna veel on, ja kui me suudaks nüüd kuidagi targalt edasi tegutseda, siis loodetavasti jätkub neid ka tulevikuks. Ja minu arust selle olemasolu juures on veel oluline ka see, et meil on olemas ligipääs nendele maastikele. On olemas meist palju suuremaid riike, kus on tohutud rahvuspargid ja džunglid ja kõik muu selline, aga inimeste ligipääs nendele on lihtsalt niivõrd raske, et ma kujutan ette vähemalt läbi ka nende turistide kogemuste, keda ma olen Eesti loodusesse toonud, et neile on lihtsam sealt suurlinnast sõita lennukiga Tallinnasse ja sõita sealt Tallinnast siis üks 45 kuni 60 minutit välja ja jõudagi siis sellisesse keskkonda. Et nende jaoks on see ligipääs selline, et mida siis mõelda meist endast, et minul käib see niimoodi, et ma istun kodust autosse ja sõidan kuskil 20-25 minutit ja ma olengi sellises looduslikus foonis, kus paremate kohtade peal eriti ei olegi mingisuguseid müraallikaid, mis üldsegi looks mingisugust seost argipäeva eluga. Ja selle eemaloleku juures ma tajun ka seda, et ma hakkan päriselt aru saama, et millised on need minu enda päris sisemised soovid ja tundmused. Et kui ma viibin väga palju inimeste keskel, siis mul tundub, et sotsiaalse sellise loomana on inimesel kuidagi kalduvus ühtlustada oma sellised eesmärgid ja ootused siis selle grupi omadega, millest ta kõige rohkem viibib. On ju ka selline ütlus, et sa oled segu siis 5 inimesest, kellega sa kõige rohkem suhtled. Et ka see on oluline, et valida neid inimesi, kes su ümber on, aga mulle tundub, et ka see eemalolek, et sa läheksid korraks sellest kõigest kaugele ära ja oleksidki ainult iseendaga, laskmata mingisugustel atribuutidel või inimestel ennast segada. Ma ise näiteks tajun seda väga hästi ka siis, kui ma tulen loodusesse ja mul on kaasas ka ikkagi seesama kurjus ise, ehk siis nutitelefon. Ja kui ma seda telefoni mingil põhjusel ka rohkem kasutan, siis tegelikult sellest metsas viibimisest sellist efekti minu jaoks ei teki. Et ma ikkagi ideaalis lähen niimoodi, et ma lähen vähemalt päevaks eemale ja lülitan telefoni välja ja siis ma tunnen, et ma jõuan kuskile sellisesse enda sellisele, võiks öelda tuumale, kõige lähemale. Ja kui ma lähen siit värske peaga tagasi, siis äkitselt tajun ma seda, et ma kuidagi oskan teha elus paremaid valikuid. Kui ma varem olin segaduses, et ma ei teadnud, kas teha ühte või teist valikut, siis olles piisavalt kaua aega iseendaga, hakkab kõik kuidagi paika loksuma. Et ma tean, mis on õige, mis ei tundu võib-olla nii hea otsus. Ja läbi selle ma juba elan kuidagi ise harmoonilisemalt. Minu valikud on kooskõlas minu
sisemiste väärtustega. Ja kui me nüüd vaatame selliste sisemiste või vaimsete väärtuste kõrval ka seda poolt, et kuidas metsakeskkond võiks aidata meid ka sellises mingis mõttes võib-olla praktilisemas käsitluses olla kuidagi efektiivsemad inimesed just sellises maailmas, kus siis edujanu on kuidagi pandud sinna kapi otsa ja kuidagi kulla ja karraga siis ilusasti ära kaunistatud. Et siis sellises maailmas ma tunnen, et inimesed, kes tahavad püüelda kuskile edasi ja otsida mingisuguseid läbimurdvaid ideid, siis neid ideid tuleks otsida just nimelt metsast. Ja mitte nüüd sellepärast, et nad seal kuskil sambla all peidus oleks, kuigi võib-olla kujundlikult nad seda ka on, aga tuleb välja, et sellel keskkonnal on meie sellisele ajutööle kuidagi huvitav mõju. Et kui me elame just selles argipäevases rutiinis ja veedame palju aega näiteks arvuti taga ja meie päev on täis ka kümneid tuhandeid otsuseid, kus me peame siis kalkuleerima, otsustama ühe või teise valiku kasuks, et siis juhtub selline asi, et meie ajust on pidevalt töös ainult üks osa, mida nimetatakse siis selliseks eesti keeli võib-olla võiks ta kõlada selliseks täidesaatvaks selliseks süsteemiks või režiimiks ja selles režiimis siis aju suudabki väga hästi teha selliseid analüütilisi kalkulatsioone. Ta on hästi eesmärgile orienteeritud, et sa annad ajule ette teatud parameetrid ja siis vastavalt sellele püüab siis ajuga erinevaid probleeme lahendada. Kui me teeme keerukaid matemaatilisi ülesandeid, siis just seesama selline täidesaatev režiim on meil pidevalt töös. Aga tuleb välja, et aju on ikkagi selline kahefunktsiooniline organ, võiks öelda, ja vahepeal on tal vaja ikkagi ka puhkust. Et hea võrdlus ilmselt siinkohal on ka arvutiga, et kui arvuti parasjagu midagi ei tee ja tuleb siis ette selline ekraanisäästja, kus meil on sellised mõnusad värvilised toonid hakkavad mängima tavaliselt, siis ajuga juhtub metsas väidetavalt midagi sarnast. Kui me siia tuleme ja mida kaugemal me oleme oma sellisest igapäevasest keskkonnast ja kaugel ka mitte ainult füüsilises mõttes, mitte ainult distantsi mõttes, vaid ka just mõtete mõttes. Et see on ka üks asi, mida ma inimestele rõhutan, et kui sa tuled auto juurest metsa ära, siis tee kõik selleks, et need mõtted, mis sul veel selle auto juures vaevavad, jäta need kõik sinna ja metsas tule lihtsalt kogema, et tule sellise tühja peaga ja ära üldse pingutagi selle nimel, et mingisuguseid suuri probleeme lahendada. Ja kui me siis siin niimoodi kõnnime, siis tuleb välja, et see stiimul, mida see loodus meile pakub, on täpselt selline, et ta ei ole meie ajule ülemäära raske. Meie tähelepanu on siin pigem mitte selline kitsas ja terav, vaid ta muutub selliseks hästi laiali valguvaks. Ja selle laiali valguva sellise režiimi täpsem nimetus on siis uitmõtlemise režiim, mis siis ongi viimasel ajal läbi sellise molutamise mõiste kuidagi inimeste südamesse minu arust vähemalt tee leidnud. Ja selle uitmõtlemise režiimis olles juhtub siis selline asi, et meie aju hakkab mängima erinevate ideedega kuidagi alateadlikult, isegi nii, et me seda ise ei tea. Ja läbi selle tekib meil selline sundimatu mõttevool, kus võibki olla niimoodi, et sa mõtled pool mõtet mingisugusest toidu tegemisest ja see mõte jääb poolikuks ja järgmine mõte on juba see, et kuidas inimene võiks jõuda Marsile elama. Ja sellised väga veidrad mõtete kombinatsioonid tekitavad lõpuks selle, et meil selles laias sellises tähelepanu ruumis tekib see, et moodustuvad seosed pealtnäha täiesti seostamatute mõtete vahel. Ja sellepärast on ka ajalooliselt nii juhtunud,
et inimesed on tulnud läbimurdvate ideede peale kas täiesti juhuslikul jalutuskäigul, kuskil duši all olles või siis ka vannis olles, mis hakkab siis sisse istudes vett üle ajama ja äkitselt sa hakkad aru saama ruumilistest valemitest ja kuidas need võiks ka praktikas toimida. Ja nii huvitav on minu arust see, et kui me tuleme metsa, siis ma olen ise ka jäänud selle lõksu, et ma seisan mingisuguse probleemi ees, mida mul on vaja lahendada ja ma tulen metsa, ma hakkan kuidagi sundima ennast just mõtlema sellele probleemile ja kuidagi otsima neid lahendusi, aga siis teadmata seda teaduslikku tausta, siis ongi juhtunud see, et ma selle oma kitsa tähelepanuga üritan leida väga keerulisele probleemile lahendust, aga aju lihtsalt ei suuda seda lahendust sellises kitsas tähelepanu vahemikus märgata. Et minu arust hea analoogia on see, et kui me käime taskulambiga öösel metsas, siis juhtub niimoodi, et see kitsas valgusvihk näitab meile ainult väga kitsat ala ja kui me parasjagu ei näita selle õige objekti peale, siis me ei leia seda. Et palju parem oleks see, et kui meil on selline lai valgusvihk, mis valgustab võib-olla õrnemalt, aga samas terviklikumalt ära terve metsa, siis selles suures valgusvihus märkame me palju rohkem erinevaid detaile. Ja tähelepanuga on minu arust sarnane lugu. Ja teaduslikult on isegi tehtud mõõtmisi, et kui inimene ise arvab, et ta tuleb loodusesse jalutama ja ta ei mõtle mitte midagi, siis tegelikult mõõtes samal ajal ajutööd tuleb välja, et see koormus või see selline, ja ütleme töökoormus, mis ajul on tegelikult 95% tavapärasest. Nii et see kõikumine võib olla seal mõned protsendi sellised pügalad, aga tegelikult käib vilgas töö, ilma et me sellest ise midagi teaks. Nii et selles mõttes tasub metsa tulles alati pigem rahuneda ja nautida seda keskkonda ja uskuda sellesse, et tõesti selline väljalülitus toob meid lahendustele palju lähemale kui selline peale surutud mõtlemine. Kui me proovime nüüd siia selle ajujutu ja mõtete genereerimise jätkuks sisse punuda veel natuke selliseid reaalselt mõõdetavaid väärtusi, siis küllap väga paljud meist ei mõtle selle peale, et kui me metsa tuleme, siis tegelikult üks selline suur hüve, mida me tarbime, on see sisse hingatav õhk ja mitte ainult värske õhk, vaid tegelikult see õhk on laetud sellistest keemilistest ühenditest, mida nimetatakse ka terpeenideks. Ja terpeene on siis taimeriigis väga-väga palju, neid on tuhandeid ja neid nimetatakse ka taime keeleks mingis mõttes, sest taimed kommunikeeruvad omavahel ja paiskavad siis õhku neid keemilisi ühendeid ja saadavad siis sellega üksteisele erinevaid signaale. Need võivad olla mingisugused ohusignaalid, aga ka samamoodi midagi muud. Ma võin nüüd küll natukene eksida, aga minu arust ühes raamatus isegi oli kirjutatud selliselt, et selle sama terpeenid kui taimede keel, et teadlased on suutnud siis lahti muukida kuskil 1000 erinevat sellist sõnumit, mida siis taimed läbi nende terpeenide teineteisele edastavad. Ja kuidas see inimest puudutab, on see, et need samad terpeenid, mida me sisse hingame, tegelikult tugevdavad meie immuunsüsteemi. Meil on veres sellist tüüpi valge verelibled, mida siis eesti keeles võiks hästi kohmakalt nimetada sellisteks looduslikeks tapjarakkudeks ja nende ülesanne on siis tuvastada sellised võõrkehad või sellised võõrad rakud, ebaloomuliku arenguga rakud meie sees ja need hävitada. Ja tuleb välja, et kui me toome oma keha metsa, siis millegipärast läbi selle õhu sisse hingamise ja nende terpeenide sisse hingamise, siis nende samade looduslike tapjarakkude arv
või tase meie veres siis hakkab tõusma. Ja tuleb välja, et kui me oleme siin mitte ainult paar tundi, vaid oleme siin isegi mitu päeva, siis see tase tõuseb kohe eriti kõrgeks ja ta jääb püsivalt kõrgeks mitmeks nädalaks. Selle kohta on tehtud ka väga põnevad teadustööd, põhiliselt Jaapanis, kui ma õigesti mäletan. Ja seal tehti isegi selline katse, et neid samu terpeene siis pandi eeterlike õlide näol hotellituppa õhuniisutajasse. Ja siis mõõdeti inimestes just seda sama tapjarakkude taset, et ühtede inimeste toas siis olid need õhuniisutajad, teiste tubades ei olnud ja nende tubades, kellel siis oli, et nende immuunsüsteem siis läbi nende tapjarakkude taseme tõusu oli siis pärast öö veetmist siis oluliselt nagu tugevam. Nii et selles valguses ma jällegi tunnen, et me alahindame selle metsa väärtust, et teinekord see jalutuskäik metsas, see füüsiline osa sellest on võib-olla et isegi kõige väiksem, aga kui me hakkame sinna juurde juba liitma seda, et esiteks meie aju puhkab, me suudame hiljem luua mingisuguseid täiesti uusi ideid ja meie immuunsüsteem tugevneb, siis seal hakkab juba tekkima selline väga suur kaal sellele, et tegelikult metsa kui sellist keskkonda tuleks säilitada just neid väärtusi silmas pidades, mitte ainult sellepärast, et me saame siit nüüd 5, 10 või 20 aasta pärast selle palgi välja võtta. Et hea meel on mul selle üle, et mitte loodus, aga ütleme, et teadus teeb järjest suuremaid avastusi just selles osas, et kuidas selliseid mõõtmatuid asju ikkagi proovida siis numbrilisse vääringusse panna, et siis need hiljem jõuaks ka sellistesse tähtsatesse dokumentidesse, mis otsustavad mingis mõttes meie saatuse üle, et kuidas see elu siin planeedil edasi läheb ja milliseid projekte me töösse paneme ja milliseid selliseid loodusressursside kulutamisi me endale lubame. Et kas on hea mõte ikkagi see mets kõik siit maha tõmmata ja öelda, et see mets, mis me hiljem siia tagasi istutame, on täpselt samaväärne. Et ma ise arvan, et tegelikult ei ole, aga selle loengu või sellise mõttejada eesmärk siin ei ole kindlasti metsamajanduslik, et minul puuduvad igasugused teadmised ja selles mõttes viskan ma teile õhku ideid, mis võiks anda natukene lihtsalt kaalu sellele tugevalt domineerivale sellisele materiaalsele või hästi füüsilisele maailma tunnetusele. Hüpates nüüd sellisest natukene keerulisemast teaduslikust jutust tagasi just nende isiklike kogemuste maailma, siis ma tunnen, et üks selline hästi oluline osa sellest looduses liikumisest on just see osa, mis paljudele inimestele jääb märkamatuks või nad kuidagi ei küündi selleni ja see on metsloomadega kohtumine. Ma ise ütleks selle kohta niimoodi, et täpselt samamoodi nagu inimesed käivad reisimas, nad näevad teistsuguseid kultuure, kuidas inimesed elavad teisel maal, et ühest küljest nad õpivad midagi selle teise riigi kohta, aga samal ajal nad õpivad midagi väga palju ka iseenda kohta. Ja mul on tunne, et kui meil on võimalus metsloomi jälgida, siis nendega toimub väga sarnane protsess. Et kuigi tegemist on loomadega, siis me elame ikkagi nendega täpselt samamoodi ühes selles suures süsteemis ja eriti olles siis ise loonud sellise tehismaailma, milles me unustame iseennast selle väikse kapsli sisse ära ja hakkame arvama, et kuidagi meie olemegi selle planeedi naba, tegelikult ei ole. Et meie ümber on üks suur süsteem, kus
toimuvad siis sellised protsessid, mida meil ei ole võimalik kontrollida. Ja puutudes kokku metsloomadega, siis mina tunnen küll, et nad kuidagi laiendavad minu jaoks seda arusaama sellest maailmast ja elust tervikuna. Et minu arust üks asi, mis just tänasel perioodil on hästi aktuaalne seoses selle imetillukese viirusega, mis on meie elud pea peale pööranud, on siis näiteks surmatemaatika. Et ma kuidagi selle viiruse valguses olengi hakanud nagu märkama seda, et inimene on surmast kuidagi võõrandunud, et me lükkame ühe loomuliku osa elust eemale. Et me tohutult kardame seda ja me püüame pigem taga ajada pikka eluiga ja teha seda kas või sellise hinnaga, et me viimased võib-olla 10 või 15 aastat hoiame inimesi kuskil tilgutite all haiglavoodis niimoodi, et see ei ole tegelikult mingisugune elamisväärne elu. Ja me kuidagi kardame surmast rääkida, et see ei tundu meie jaoks enam loomulik osa elust. Võib-olla see on mingisugune üks selline verstapost teekonnal surematusele, et ma jätan ka selles mõttes oma mõttekäigu siinkohal natukene ulmeliseks, et võib-olla tõesti inimene ihaleb selle igavese elu järele ja see, et me oleme jõudnud faasi, kus me tahame surma pigem eitada ja tahame selle kuskile eemale lükata, ongi seotud sellega, et me otsime viisi, kuidas me üldse ei peaks sellega kokku puutuma. Aga samas, kui ma tulen loodusesse ja ma näen kuskil Rabasaarel või metsas maha murtud põtra või mõnda lindu, kes on ära söödud. Just hiljuti üks päev leidsin puu õõnsuses, puu sees oli selline suur auk ja selle augu alt ma siis leidsin poolikud sisalikud olid ja mingisugune tükk, ma arvan, et mingisuguse linnu seljast, sulestik koos natukene oli vist nahka ka küljes. Et sellised, võiks öelda ühest küljest nagu õõvastav vaatepilt, aga see on loomulik elu. Millegipärast siin looduses seigeldes ma ise tunnen, et ma olen selle surmaga kuidagi suhestun teistmoodi. Ma olen kuidagi leplikum ja ma olen ise ka kuidagi alandlikum, et eriti tuleb see esile mingites keerulisemates oludes, kuskil väga külmal talveööl, kuskil ööbides, et on näiteks -20 kraadi ja sa näpuotsad valutavad ja sa istud seal kuskil lõkke ääres. Et siis kuidagi sa ühest küljest oled nagu hästi leplik, sa kuidagi saadki aru, et vahel ongi elus sellised suured kannatused ja mingites olukordades need võivad lõppeda ka surmaga. Et mul on olnud olukordi, kus ma olen näiteks kukkunud läbi jää külma vette, aga õnneks auto oli suhteliselt lähedal. Et oli küll kuidagi kange ja jahe olla, aga sel hetkel mul surmahirmu ei olnud. Aga ikkagi sellised olukorrad õpetavad seda, et elu on ikkagi väga habras. Ja selliste kogemuste minu arust üks osa on ka see, et tõesti just see vahetu kokkupuude metsloomadega. Ja mul endal oli hiljuti näiteks üks kogemus karuga. Ma olen eluaeg tahtnud karuga niimoodi täiesti vahetult kokku puutuda, kus meid ei lahuta ei mingisugune onnisein ega loomaaia puur, vaid me oleme lihtsalt silm silma vastu kuskil metsikus looduses. Ja juhtus niimoodi, et ma läksin üle raiesmiku, oli selline mõnus kevadine päev ja ma olin just eelnevalt binokliga lasknud niimoodi üle, lootuses, et äkki seal raiesmiku peal on mingisugused põdrad,
kes näiteks maiustavad tihti maha langenud haavatüvede kallal. Ja ma ei näinud seda põtra seal, ei näinud ühtegi looma. Panin selle binokli kõrvale ja läksin rahulikult edasi, kuni ühel hetkel siis märkasin, et silmanurgast ühte suurt pruuni kogu. Ma tõstsin pea ja nägin, et minust 30 meetri kaugusel istus karu. Ta istus nii, nagu need karud istuvad kuidagi naljakalt, et need jalad olid kuidagi niimoodi kõrval ja esikäpad olid kuidagi siin ees maas ja ta vaatas üldse teises suunas. Ja äkitselt, kui mina ehmatasin ennast seisma, siis tõenäoliselt tema silmanurgast tajus, et oli mingisugune mustri lõhkumine. Midagi äkitselt juhtus, ta keeras pea minu poole, nägi mind, tõusis siis kõigepealt 4 käpa peale, üritas nuusutada, ta ei saanud mu lõhna kätte, sest lõhn oli karu poolt. Ja siis ta tõusis 2 jalale püsti ja ajas nina kergelt taeva poole ja üritas siis veel lõhna saada, aga ta ei saanud seda. Ja sel hetkel mina tundsin ilmselt esimest korda elus sellist efekti, kus selline ratsionaalne mõtlemine kuskil 10 sekundiks täielikult kadus, et need mingisugused ürginstiktid minu sees ärkasid ellu ja aju lülitas ennast täiesti välja. Ja selle aja jooksul ma tardusin hetkeks nagu täiesti kivikujuks, ma ei suutnud mitte midagi mõelda ja ma vaatasin neid väikseid karusilmi, millest minu jaoks paistis suur segadus, sest tõenäoliselt olin ka mina tema jaoks omamoodi kummitus, sest karu nägemine on pigem kehvapoolne ja kuna lõhn on just see karu jaoks domineeriv selline kanal, mis annab talle infot edasi, siis sel hetkel ta seda ei saanud. Ja äkitselt mu kuskilt sellest suurest külmumisefektist minu peas ikkagi pressis selline tegutsemistahe ja mingisugune mõte läbi ja mul tuli meelde, et mõistlik oleks hakata eemalduma niimoodi, et ma olen ikkagi näoga karu poole ja vaikselt tagurpidi hakkasin siis hästi sujuva sammuga tagasi minema. Ja selle aja vältel siis karu seisis kogu aeg püsti. Ja kui ma püüan nagu ajas sinna tagasi minna sellesse hetke, siis ma eeskätt tundsingi ennast nagu hästi alandlikuna. Ma kuidagi tundsin, et ma olen nii rahulik, kui ma olla saan ja samal ajal ma kuidagi tajusin ka seda, et ma olengi kellegi teise maal, et tema on justkui see selline metsakuningas ja pole minu asi sinna tema koju niimoodi sisse marssida. Ja seda enam ei jäänud mul ka kuidagi üle mingisugust liigset uhkust, et ma nüüd kuidagi tahaks seda karu ära ajada või oleks tundnud kuidagi mingit trotsi, et miks ta mu marsruuti niimoodi nüüd rikkuma hakkas. Aga see selline, kui panna see minu sisemine kuidagi emotsioon mingisugusele skaalale, siis ma tundsin, et ma emotsionaalselt käisin nagu selle karuga kohtumise hetkel nagu enda jaoks täiesti uues äärmuses ära. Ja pärast, kui ma läksin koju tagasi ja nüüd hiljem ka, kui ma olen looduses käinud, siis ma olen tajunud seda, et ma kuidagi olen palju rahulikum. Et ma pean ennast pigem küll selliseks nagu hästi tundlikuks natuuriks, et ma tõesti kuulen looduses igat väikset raksatust ja heli ja võtan kõik selle info täiel rinnal vastu. Ja teinekord võib-olla isegi reageerin üle, eriti olukordades, kus ma olen öösel liikumas ja mingisugune suur loom näiteks jookseb minu lähedalt minema. Aga nüüd pärast seda karuga kohtumist ma tunnen, et ma olen kuidagi palju rahulikum ja see on kuidagi hästi kummaline tunne. Jällegi otsides mingisugust analoogiat, võib-olla see on võrreldav sellega, et sa oled eluaeg unistanud mingisuguse väga kõrge mäe tippu ronida ja kui sa seda esimest korda teed, siis
sa kuidagi sisemiselt tohutult põled ja sul on selline suur närvipinge. Kui sa selle ära teed, siis pärast seda kuidagi saabub mingisugune eriline küpsus sinu sees. Ja ma ise arvan, et äkki see on natukene seotud ka sellise loodusrahvaste käsitlusega maailmast. Et loodusrahvastel on olemas sellised pühariitused, kus näiteks noored poisid peavad ühel hetkel saama siis meheks ja selle jaoks tuleb siis teha läbi selline teatav rituaal, mis erinevates piirkondades on siis erinev. Ja mõte on siis selles, et panna see noor mees siis sellistesse vaimselt võib-olla rasketesse olukordadesse. Teinekord need rituaalid võivad ka täiesti niivõrd rasked olla, et inimene jätabki sinna oma elu, aga et see noor mees kogeks nagu sellist seletamatut hirmu ja väljakutset ja sellest üle tulemist. Ja mina arvan, et see karuga kohtumine oli ka minu jaoks natuke nagu selline rituaal, kus ma käisin mingis mõttes oma seal hinge sügavamates soppides ära. Ma olin alati tahtnud teada, et kuidas ma käitun, kui ma karuga väga lähedalt kokku puutun. Ja ma sain enda jaoks seal nagu mingisugused vastused. Ja pärast seda on minus aset leidnud nagu mingisugune küpsemine. Ma tunnen, et ma näen nagu metsa kuidagi teistmoodi. Ja ma arvan, et see karuga kohtumine on ainult üks näide, et meil võib sarnaseid kogemusi olla ka põtrade või metssigade või huntide ilvestega samamoodi. Ja just sellepärast tasuks neid kohtumisi ka otsida looduses, et tasub näha vaeva. Et loodus, ütleme, kui me lähme loomaaeda, siis on ka lihtsalt, sa näed seda loomu seal puuris, aga see, et kui sa satud tema enda keskkonnast talle nii lähedale, siis see ei ole ainult üks visuaalne vaatepilt, vaid see muudab midagi ka inimese sees. Kui ma mõtlen selle sama karuga kohtumise peale, aga ka mõningate käikude peale, mis on näiteks aset leidnud augustikuu öös, kus ma olen tähistaeva all läinud läbi pimeduse kuskile räätsadel kaugele rabalauka äärde ja hüpanud siis sinna sooja vette, sest augustis on meil ööd juba oluliselt jahedamad, aga teinekord on nii, et see päevane soojus kütab selle rabalauka niivõrd soojaks, et sa hüppad sinna mõnusasse sooja vette ja ujud seal tähistaeva all. Ja kui ajastus on väga hea, siis tegelikult pea kohal võib aset leida ka perseiidide langemise selline lõppkulminatsioon. Nii et saadki osaks sellisele väga kosmilisele elamusele. Ja tuleb välja, et sellised erilised elamused võivad inimesele ka füsioloogiliselt mõju avaldada. YouTube'is on leitav üks selline TED-kõne, mille pealkiri oli ilmselt Power of Awe. Ja seal siis räägib üks California ülikooli teadlane sellest, kuidas sellised pahviks löövad kogemused inimese elus. Need võivad olla virmalised või mingisuguse kõrge mäe vallutamine või mingisuguse tohutu looduse vaatemängu nägemine, et kuidas ta mitte ei paku ainult elamust selle sündmuse jooksul, vaid ka hiljem, et meie väärtushinnangud ja meie kehalised protsessid kuidagi muutuvad tulenevalt sellistest kogemustest. Näiteks on tehtud selline uuring, kus siis inimeste käest kõigepealt läbi küsitluse püüti välja selgitada, et kui palju inimene üldse on oma elus hiljuti kogenud selliseid tõeliselt sõnatuks võtvaid kogemusi. Ja hiljem võeti nendelt samadelt inimestelt siis selline süljeproov ja sealt süljeproovist siis vaadati sellist indikaatorit, mis on siis lühend on sellel IL6. Ma nüüd ei suuda meenutada, mis see välja kirjutatuna tähendab,
aga seesama indikaator tähendab või ütleme siis väljendab inimese sellist põletikutaset organismis. Ja selgus, et need inimesed, kes olid oma elus rohkem selliseid väga erilisi kogemusi kogenud, nende organismis oli põletikutase madalam. Nüüd, miks ta madalam on, selle üle saame me genereerida väga erinevaid teooriaid, aga üks selline põnev mõttekäik oli see, et kui me kogeme midagi väga erilist, siis inimesena on meile hästi omane, et me tahame seda kogetut teistega jagada. Inimene on sotsiaalne loom ja on mõõdetud, et näiteks inimesed, kes vaevlevad sellise suure üksildustunde käes, nende organismis on põletikutase juba selle stressi taseme tõttu oluliselt suurem. Ja need inimesed, kes tõesti on hiljuti looduses midagi väga ägedat näinud, nad tahavad seda teistega jagada. Ja see sunnib meid võtma telefoni, helistama kellelegi, minema külla, istuma maha, lõkke ääres jagama mõtteid ja tuleb välja, et see ongi meie füsioloogiale ka suur teene. Nii et see kuidagi panebki mind mõtlema, et kui me looduses käime, siis me peaksimegi nägema seda metsa kui ühte väga olulist osa sellisel inimeseks olemisel. Et kui me võtame metsa ainult kui füüsilist ressurssi mingisuguse tööstuse tooraine jaoks, siis tegelikult juhtubki see, et me võtame justkui iseendast tüki välja. Et me kaotame mingisuguse osa enda identiteedist ja minu arust seda eriti siin Eestis, kus me ikkagi oleme ajalooliselt olnud selline metsarahvas. Ja kui räägitakse ka sellest, et võib-olla täna me enam nii väga ei ole ja me oleme sellest kaugenemas, siis vähemalt mina teen enda poolt kõik selleks, et me pööraks selle poole tagasi. Ja ma siiralt loodan, et inimesed ka sellisel põletaval ajajärgul, kus ongi need suured küsimused, et kas me valime palgi või me valime sellise metsa, et tekiks mingisugune tasakaal, et inimestel tekiks selline sisemine tunnetus või sisemine õiglustunne, siis anda oma hääl nende valikute poolt, mis tõesti jätaks talle alles selle vabaduse olla inimene ja eksisteerida ja kogeda nagu seda rõõmu ja seda potentsiaali, mida mets kui keskkond pakub. Ja ma usun, et minu mõttekäik ei saa siinkohal enam pikalt edasi minna, sellepärast, et kes see ikka jõuab siin mitu tundi minu heietamisi kuulata ja vaadata, aga ma loodan, et sina kui vaataja vähemalt said siit enda jaoks mingisuguseid uusi perspektiive või ka mingisuguseid põnevaid teaduslikke viiteid, mida ise edasi uurida ja miks mitte siis hiljem ka minna ise juba loodusesse kogema ja otsima. Ja kui ma lõpetuseks siin ka midagi sulle väga soovida tahaksin, siis eelkõige olekski just see, et püüa näha metsa minekus rohkem sellist teekonda iseendasse kui lihtsalt jalutuskäiku suvalises füüsilises keskkonnas. Et julge need kogemused vastu võtta ja julge need ka hiljem enda jaoks kuidagi lahti tõlgendada ja lahti mõtestada. Nii et soovin sulle teadlikumaid looduses kulgemisi. Aitäh!